Teist vaatasid üleeile ülekannet Euroopa Elamuskeskuse näitusalalt. See on nüüd ainult üks osa sellest keskusest, et keskus koosneb tegelikult mitmest osast ning selline just gümnaasiumi astme õpilastele kõige huvitavam osa võib olla isegi matkemäng. Ehk siis inglise keeles roleplay game, see on siis selline mänguline formaat, kus 2 tunni jooksul on võimalik kehastuda Euroopa Parlamendi liikmeks ja teha otsuseid, mis ühelt poolt on tehtud mängulises formaadis, aga teiselt poolt on ka sarnased otsustele, mida teevad poliitikud reaalses elus. Ja sellest mängust saame ka näha, et kuidas nad oma otsustele jõuavad, kuidas nende seisukohtade kujundamine toimub. Nii et selline umbes 2–2,5 tundi kestev mäng. Meil endal ei ole küll nii palju aega, et seda kõik otsast lõpuni läbi mängida, aga me saame selle mängu läbi jalutada ning teil on võimalus näha, millistest elementidest see mäng koosneb. Mäng on mõeldud õpilaste gruppidele vahemikus 16–32 õpilast. Ning miks on 16 miinimum, on see, et kuna osalejad jagunevad erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel, samuti nimetavad näiteks enda poolt pressiesindaja, siis lihtsalt 16 on miinimumarv, millega see mäng tõesti toimib. Aga teiselt poolt jällegi 32 on maksimumarv. Kuidas see mäng siia Tallinnasse ka jõudis? Selline mäng on tegelikult juba olemas olnud pea 10 aastat Brüsselis ja Strasbourgis asuvates parlamentaariumites, ehk siis Euroopa Parlamendi külastuskeskustes. Seal on see mäng olnud väga populaarne ning enne kui nüüd siin see COVID-pandeemiast tingitud paus sisse tekkis, oli võimalik Eesti gruppidel seal käia, ainult et pidi ennast väga varakult ette registreerima, seal 3 või 4 kuud, kuna lihtsalt see soov selle mängul osaleda oli väga suur ja oli ka palju õpilasgruppe. Nüüd lähtuvalt sellest, et see osutus väga populaarseks, siis otsustas Euroopa Parlament, et sellised keskused võiksid olla ka mujal Euroopa pealinnades. Ning Tallinn valitigi välja selliseks esimeseks kohaks, kus sellist täismahus matkemängu rakendada. Et keskus valmis sisuliselt juba eelmise aasta kevadel ning plaan oli avada märtsikuus, aga me kõik teame, mis juhtus 2020 märtsis ning ka praegusel hetkel on kahjuks see keskus gruppidele suletud. Nii et homme päev kohe siia ei ole võimalik seda mängu mängima tulla, kui aga olukord leeveneb, mida me kõik loodame, siis on grupid siia tere tulnud. Nagu ütlesin enne, eeskätt on see mõeldud õpilastele, aga siia võivad tulla ka kõigis vanuses inimesed, kes tunnevad huvi sellise otsustustegemiste protsesside vastu. Kuidas nüüd aga mäng algab? Igaüks, kes siia tuleb selle mängul osalema, saab omale sellise isikliku abilise. Sellise väikese telefoni, kus hetkel ma olen pannud siia lihtsalt sellise üldise mängija nimetuse, aga siia on ka võimalik panna sisestada enda nimi ning süsteem määratleb ka juhuslikkuse alusel, millisest riigist sa mängult pärined ning millist poliitilist fraktsiooni sa esindad. Ja see väike abiline hakkabki siis teid juhendama mängu ajal. Ta ütleb teile näiteks, kuhu tuleks minna mängu järgmises astmes, või siis, kui teil palutakse tutvuda mingisuguse ettepanekuga, siis teil on võimalik seda ettepanekut siinsamas telefonis lähemalt vaadata. Nii et mäng hakkab sellega, et igaüks saab oma isikliku abilise ning edasi saame me liikuda siis sellisesse tervitusruumi. Tegemist on siis ruumiga, kus mäng algab ja kus mäng lõpeb ning kus mängu keskel aeg-ajalt mängijad kogunevad, et näha näiteks teleuudiseid, kui on toimub sündmus, mis mõjutab mängu käiku. Samuti on tegemist pressikonverentsi ruumiga. Ehk siis, et me näeme siin juba 4 pulti, kus on siis igaühel on erinev märk ja erinev sümbol. Tegemist on välja mõeldud 4
maailmavaate, ütleme niimoodi, sellise tüpaažiga. Selline traditsioonilised väärtused, nii-öelda roheline, siis selline vabadustele põhinev ning solidaarsusele põhinev siis selline maailmakäsitlus. Ning mängu jooksul siis palutaksegi tõstatatud teemade puhul, tegemist on siis kaks sisulist teemat, need teemasid ma siinkohal ei reeda, neid saate teada siis, kui siia mängu tulete, aga siis nende teemade arutamise saate siis oma sellest maailmavaatelisest seisukohast lähtuvalt esitada oma arvamusi, kuidas ühte või teist küsimust tuleks lahendada. Nii et siin siis see mäng tõepoolest algab. Oluline on ka see, et see mäng on eesti keeles. See mäng on tegelikult kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes, nii et kui siia tuleb grupp näiteks Lätist või Soomest, siis on ka nendel võimalik sellel mängul siin omas keeles osaleda. Nii et keeleoskus siin kindlasti takistuseks ei ole. Nüüd, kui nüüd siin selline sissejuhatus on läbi saanud, kõik on saanud oma need abilised kätte, siis liigub mäng edasi järgmisesse etappi, mis siis toimub teises ruumis. Nii, ja siin on tegemist siis sellise põhilise mängu toimumisruumiga ja see koosneb kahest osast. Kui nüüd vaadata seda telefoni, siis me näeme, et see abiline ütleb meile, kuhu me peaksime minema, millisesse ruumi. Ja siin me ka näeme ekraanide pealt, et millisesse osasse seda mängijat oodatakse, siin on ka mõnikümmend sekundit aega, et selle koha juurde jõuda. Mida need siis siin tähendavad? Siin me näeme seina peal bussi sümbolit, tegemist on nii-öelda virtuaalse bussipeatusega. Euroopa Parlamendi liikmed, täpselt samamoodi nagu me kõik, saavad ajendeid oma otsustuse tegemiseks erinevatest allikatest. Üks väga oluline ajend on kindlasti see, mida inimesed, täiesti tavalised inimesed, valijad neile räägivad. Ja siin me siis nii-öelda saamegi näha, kuidas ühe teema juures I think the possibilities the chip give are great. Europe will finally get a real business advantage over the US and China. Chinese companies are already advancing all over the world with their purest business perspective. But our companies need less red tape to become more competitive. Ehk siis selline virtuaalne bussipeatus, kus me näeme inimeste arvamust. Nüüd aga kuuleme siin telefonikõnet. Ja see telefonikõne tuleb ühest sellisest boksist, mis on siis poliitiliste fraktsioonide boks. Siin on siis olemas tegemist sellise koosoleku ruumiga, kus siis on võimalik saada, kuhu siis kogunevad selle ühe maailmavaate esindajad, ühe fraktsiooni esindajad, kes siis saavad näha neile laekunud kirju, vastata telefonikõnedele, kui telefon heliseb, nagu mida on praegu kuulda, ning saavad vaadata teemaga seonduvaid uudiseid. Ehk siis siin on olemas siis näiteks sellised teemad, need on selle mängu üldise teemaga haakuvad. Ehk siis siin saavad nende fraktsioonide esindajad erinevatest riikidest kujundada ühtse seisukoha. Et kui meie fraktsioonile on näiteks väga oluline roheteemad, siis kuidas seda mängu peateemat selles kontekstis käsitleda. Ning kuidas vastata näiteks kodanike telefonikõnedele või siis teiste erinevate huvirühmade telefonikõnedele. Ehk siis see ongi täpselt see töö, mida ka Euroopa Parlamendi liikmed teevad. Nad kujundavad erinevatest allikatest lähtuva info põhjal kokku oma seisukoha, arutavad seda oma mõttekaaslastega teistest Euroopa riikidest ja sealt lähtuvalt kujundavad välja oma fraktsiooni kui terviku seisukoha. Nii et see ongi siis selline
selline maailmavaatelise arutelu koht, ühtse maailmavaate kujundamise koht ning kui meil on näiteks 16 mängijat, siis kuna siin on sellist 4 fraktsiooni, siis on igas fraktsioonis näiteks 4 mängijat. Kui on 32 mängijat, siis on siin vastavalt 8 mängijat. Nii et 4-8 mängijat ja üks mängijatest ja siis valitakse ka siis pressi esindajaks. Ehk siis tema peab siis neid arutelusid näiteks pressile tutvustama või siis esitama seda täiskogu istungil terve parlamendi ees. Aga liigume nüüd edasi. Et nägime juba ühte seda infoallikat, milleks oli nii-öelda bussipeatus. Infoallikaid on teisigi. Et siin me näeme seina peal sellest märgiste tegemist on raamatukoguga. Et siin on siis olemas dokumendid, mis on antud küsimuse lahendamisel olulised. Näiteks Euroopa Liidu põhiõigused. Et kõik need otsused, mida Euroopa Parlament teeb, peaksid olema kantud siis Euroopa Liidu põhiõiguste ideedest ning väljendama seda siis konkreetsel tasandil. Nii et ükskõik kui spetsiifiline otsus ei oleks, vajalik on inimväärikuse austamine, isikuvabadus, isikuandmete kaitse, kodanikuõiguste ning võrdsuse mitmekesisuse tagamine. Et see on sellised juhtivad mõtted, millest siis otsuste tegemisel peaks lähtuma. Ja jällegi, et see isiklik abiline siis juhendab mängu käigus, kuhu järgmisena minna ning millist laadi informatsiooni sealt võib leida. Ja et see on siis koht, et kus siis teie kui mängijad, nüüd sellise virtuaalparlamendi esindajad saate kujundada oma arvamust. Ja võib täiesti juhtuda, et mängu jooksul teie arvamus muutub. Ja mõnikord ongi niimoodi, et me mõnda arutelusse läheme ühe arvamusega, aga kuuldes ära erinevad seisukohti, nähes inimeste arvamusi, te muudate oma seisukohta. Te saate rohkem informatsiooni ning sellest lähtuvalt ka lõpuks näiteks muudate oma seisukohta. Nüüd olete jõudnud Euroopa Parlamendi liikmena enda seisukoha juurde. Olete see kujundanud. Järgmise sammuna te jõuate komiteesse. Siin mängus on 2 komiteed. On olemas keskkonnaküsimuste komitee ning on olemas isikuvabaduste komitee. Nüüd mängijad jagunevad 2. Pooled on ühes komiteed, pooled on teises ning nende ülesanne on nüüd leida üks ühtne seisukoht, komitee seisukoht mingisuguses küsimuses. Ehk siis, et kui võtame näiteks meil üleeilsel elamuskeskuse tutvustamisel olnud teema jäätmekäitluse, siis võtame näiteks küsimuse, et kas iga ühistu juures peaks olema pakendikontteiner. Ja siin nüüd saavad siis igaüks kujundada oma seisukoha ja saab seda seisukohta juba esimest korda hääletada. Mis on mängus veel huvitav on see, et ühelgi fraktsioonil ei ole enamust. Selleks, et sinu soov läbi läheks, sa pead kellegagi koalitsiooni tegema. Mis tähendab kompromisside tegemist. Ka võib-olla peab natuke taganema oma ideaalsest seisukohast. Ehk siis see mäng toetab ka kompromisside tegemise oskust. Kuidas ka isegi, ja mis on ka reaalses maailmas olemas, on see, et ka väga väikesed riigid või fraktsioonid võivad saavutada oma eesmärke, kui nad nutikalt, koostöövalmid ning hästi argumenteeritult oma seisukohti esitavad. Ja nüüd jõuame mängu sellise südame juurde. Euroopa Parlamendi plenaasaal. Et olete seda videotest näinud, seal on tegelikult väga suure saaliga, rohkem kui 700 inimesele. Siin on siis kohti kuni 32 inimesele ning nagu näeme, siin on esitatud kõik erinevad fraktsioonid. See on siis koht, kus tutvustatakse ettepanekuid, kus toimub nende arutelu kõigi mängus osatajale osavõtul ning lõpus hääletus. Ja hääletus näitabki ära tegelikult, et kas see, ja peale hääletust ongi võimalik igaühele mõelda, et kas see, mis minu mõtted algselt oli, kas need kajastusid lõpphääletusel. Kui need ei kajastunud, siis mis võis olla põhjuseks, et kas ongi niimoodi, et enamuse seisukoht on teistsugune kui minu isiklik nägemus või siis oleks võinud läbirääkimistel ja kompromisside saavutamisel olla paindlikum ja leidlikum. Aga täpselt niimoodi see reaalses elus ongi. Euroopa Parlament ongi selline
erinevaid riike, erinevaid nägemusi koondav rahvaesindus, kus siis tehtavad otsused kajastavadki seda kompromissi ja seda ühtset nägemust, mida me nimetame sellist asjade Euroopa vaateks. Nii et sellega on meie siin ringkäik lõppenud ning jään siis edasi juba ootama teie küsimusi. Nii, tere, et oleme nüüd käinud läbi meie matkemänguala ja aeg on küsimusteks ja näen, et on mõned küsimused tulnud ja püüangi nüüd nendele vastata. Esimene küsimus, kas see mäng on keeruline? Nagu ma alguses ütlesin, siis umbes 10 aastat on juba see mäng toiminud Euroopa Parlamendi hoonetes Brüsselis ja Strasbourgis ja tagasiside on seni olnud selline, et see mäng ei ole väga keeruline. Et alguses loomulikult esimesed 10 minutit võib vajada harjumist, et mis ruumis asub, aga esiteks selle elektroonilise abilise abil on võimalik leida kiiresti üles, et kuhu minna ning mis puudutab nendesse teemadesse, siis tegelikult need teemad on igaühele mõistetavad. Et jällegi ma ei taha seda teemat päris ette ära reeta, aga need on teemad, mis igaühte teist kõnetavad. Et kui me võtame kas või tänapäeval aktuaalsed teemad, jällegi rääkisin üleeile jäätmemajandusest või siis kui me vaatame näiteks, kuidas Euroopa reageerib siis näiteks pandeemiast tingitud piiride sulgemisele või siis isikukaitsevahendite jagamisele. Need kõik on ühelt poolt keerulised, aga teiselt poolt on nad oma olemused sellised lihtsad teemad. Nii et ma ütleksin, et see mäng just gümnaasiumiõpilastele ei tohiks olla keeruline ning ei nõua ka selle valdkonna eriteadmiseid. Kõik see info tuleb selle mängu jooksul. Teine küsimus, mis on teie meeles selle mängu kõige olulisem õppekoht? Ma arvan, et võttes ka arvesse enda kogemust tööst Euroopa Parlamendis, siis õppekoht on oskus keeruline teema teha teistele arusaadavaks ja ka enda seisukohad arusaadavaks teha. Et jällegi selle mängu lõpptulemusena peab jõudma mingisuguse otsuseni ning nagu ma ka ennem ütlesin, siis ühelgi fraktsioonil siin ei ole enamust. Selleks, et sinu otsus läbi läheb, selleks sa pead tegema kompromisse, vahel võib ka kõige suurem fraktsioon tema arvamus mitte läbi minna, kuigi tal on suuremad eeldused, et see niimoodi läheb. Nii et suurim kogemus võib-olla ongi see, et vaadata ühte teatud kindlat küsimust erinevate nurkade alt ning teha koostööd teiste virtuaalsete parlamendiliikmetega, teiste mängijatega. Et see on väga oluline, ma arvan, et see on niimoodi kõikides sellistes matkemängudes, kus te võib-olla olete ise ennem osalenud. Mida võiks enne seda mängima tulemist osata või teada? Et jällegi see mäng on mõeldud gümnaasiumiõpilastele, piisab täiesti koolis kogutud teadmistes ning selliseid eelteadmisi ei ole vaja. Ka see, kuidas see mäng korralduslikult on üles ehitatud, seda selgitavad teile siis mängujuhid selle mängu käigus. Nii et selles mõttes võib tulla see täiesti eelteadmisteta ja nagu ma ka ütlesin, see on ennekõike mõeldud noortele, aga ka näiteks kui siia soovivad tulla vanemad inimesed seltskonnaga, kas või töökaaslastega mingisugust teemat arutama, siis on see võimalik. Võin ka öelda, et aasta aega tagasi veebruaris toimus meil selline katsemäng koos õpetajatega. Nii et oli ka hea näha õpetajate reaktsiooni ja usun, et kui õpetajad said sellega hästi hakkama, siis õpilased saavad sellega veelgi paremini hakkama. Kas nooremad kui gümnaasiumiõpilased võiksid ka osaleda? Jällegi, vanusepiirangut ei ole. Tõsi, need teemad siin on natukene võib-olla tehnilised, et meil enda puudub tegelikult kogemus, et kuidas nooremad õpilased selle vastu võtavad, kas neil oleks näiteks vaja eelnevat juhendamist või teemaga tutvumist, et kui see mäng meil käima läheb, kui hakkavad grupid käima, siis oleme ka väga huvitatud tagasisidest. Kuidas teile see tundub, et see mäng, et mis võiks olla paremini, kas enne mängu oleks teie arvates siiski vaja
mingeid asjaolusid teada. Nii et sellest lähtuvalt me saame ka seda enne mängu antavat infot täpsustada. Aga jah, päris mängu teemat ei tahaks ette ära reeta, et see on ka selline natukene üllatus. Kas te olete ise ka selle mängu läbinud? Jah, et kui meil oli see õpetajatega mäng aasta tagasi, siis osalesin ka selles mängus ja oli väga huvitav näha, kuidas siis inimesed nüüd alguses seal mängus teadmata mängu jooksul siiski hoogu kogusid ja tekkisid ka huvitavad diskussioonid nendel teemadel, mis selle mängus oli tõstatatud. Kus tekkis sellise keskuse loomise idee? Kui nüüd rääkida keskusest tervikuna, siis nagu öeldud, et tegemist on sellise Brüsselis asuva parlamendi külastuskeskuse väiksema koopiaga ja idee oli suuresti tingitud sellest, et me näeme, et õpilaste huvi on olnud väga suur. Et kui me võtame näiteks 2 aastat tagasi, siis näiteks antakse välja üle-euroopalist õpilasreiside sihtkohtade auhinda. Me 2 aastas võitis selle auhinna just nimelt Euroopa Parlamendi külastuskeskus Brüsselis. Need koolireiside huvi on ja jällegi me ei paku siia vastuseid ette, küll aga me anname seda võimalust diskuteerimiseks. Täpselt niimoodi, nagu see Euroopa Parlamendis on. Ja eesmärk ongi just nimelt see, et need diskussioonid, mis toimuvad, tuua nagu lähemale. Kas teil on miinuseid selle mängu kohta? Loomulikult esiteks peame huvi mängima. Et ilmselt võib-olla kõige suurem miinus ongi see, et kui õpilane tuleb kohale, aga tal tegelikult ei ole erist viitsimist. Ütleme, nende teemadel kaasa arutada, võib-olla on kartus ka enda seisukohta väljendada. Et loodan, et et see mäng kas või tekitab selle huvi ning võtke seda kui mängu. Et seda ta tegelikult ongi, et auhindu siin ei jagata, küll aga on see heaks kogemuseks, kuidas oma seisukohti esitada. Ja seda tuleb igal pool elus ette, et kas tulevikus näiteks korteriühistus olles tegev või kusagil linna või valla volikogus või kus iganes, kus üheskood inimesed otsuseid teevad ja teie soovite oma seisukohta esitada. Nii et tere tulemast siia keskusesse, jällegi hetkel me ei saa gruppe vastu võtta, aga kui olukord paraneb, siis saame siin ka uksed avada ning siis on teil juba võimalik siia tulla koos oma sõprade ja klassikaaslastega. Aitäh teile ja kohtumiseni!